Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Ja mul on hea meel tervitada meie tänast külalist, juristi, advokaati ja endist õiguskantslerit Allar Jõksi. Tere! Tere! Ja rõõm on näha just nüüd, just praegu, sest huvitav kokkusattumus täna, õigemini eile, 25 aastat tagasi, oli see päev, kui toonane president Lennart Meri tegi sulle ettepaneku asuda Eesti Vabariigi õiguskantsleriks. See oli siis aasta 2001, veebruar. Just sellel päeval tegelikult Riigikogu nimetas mind ametisse. Täpselt täna 25 aastat tagasi. President tegi mõned nädalad varem selle ettepaneku. Nii, toona enne seda siis olid sa lõpetanud ju juura ja õigusteaduse Tartu Ülikoolis ja töötasid Tallinna ringkonna kohtus kohtunikuna. Kas sa mäletad seda hetke, kui Meri, ma oletan, et ta võttis sinuga personaalselt ühendust ja ütles, et oleks vaja tulla sellele ametipostile? Ma mäletan seda hetke, kui president Meri sisenõunik mulle kõigepealt helistas, küsis, et kas ma olen selleks valmis, sest ma arvan, et Lennart Meri mind tol hetkel nagu kindlasti ei teadnud. Ja pärast seda, kui ma küsisin, et ma pean nagu mõtlema, väga vastutusrikas amet, küsiti, et kui kaua on mõtlemiseks aega vaja, ma ütlesin, et 2 päeva, mul anti 2 tundi. 2 tundi. Ja pärast seda mul olid juba president Lennart Meriga sellised ametlikud vestlused ja kes teda hästi teab, tal meeldis õhtuti kuskil kella 11 ajal helistada, kui tal mingid head mõtted tulid või tahtis kellegiga arutada ja siis enne minu ametisse nimetamist ka mitmed õhtud me tegelikult pikalt mingitel Eesti teemadel rääkisime. Mis teemadel te rääkisite Eesti tulevikust? Oleme ausad, et mis tollel hetkel olid aktuaalsed, tollel hetkel 2001 siiski, tollel hetkel oli väga aktuaalne Euroopa Liit. Ma sinna isegi läheks pildi tulistamine. Pildi tulistamine. Peaminister tulistas opositsioonipoliitiku pilti ja Lennart Meri mingil õhtul helistas mulle, küsis, et kuidas mina sellesse suhtun, siis me sellest nagu arutasime, et see tegelikult oli ju toonase poliitilise kultuuriga üks selliseid nagu väljendeid ja ütleme nii, et need vestlused Lennart Meriga tegelikult ka minu kujunemislugu on väga palju mõjutanud. No ma usun, seda on öelnud kõik, kes temaga lävisid, et tema eruditsioon oli tähelepanuväärne, kuid mitte pelgalt eruditsioon, sellest üksi on vähe, vaid ka selline riigi ja inimeste arhitektiks olemine. Ta ikkagi oskas asju ajada. Niimoodi, et sellest oli kasu kõigile. Just 24. veebruaril 2001, need olid esimene vabariigi aastapäev, kus ma olin siis õiguskantslerina ka Estonia kontserdisaalis ja ma kuulasin suu lahti ja ma nüüd täna siia tulles lugesin üle, et mida Lennart Meri toona ütles. Ta ütles näiteks midagi sellist, et meil puudub võime ette näha, milline on Eesti 20 aasta pärast ja mida me peame selleks tegema, et tal oleks nagu väärikas koht ja viitas näiteks haridusele, ütles, et me peame mõtlema, millist hariduse sisu me tahame 20 aasta pärast näha. Ja kui me loeme selle aasta inimarengu aruannet, mis on just haridusele pühendatud, siis väga paljud need probleemid, mida me praegu vaatame, need on need, millele tegelikult Lennart Meri 25 aastat tagasi nagu sundis eelkõige poliitikuid vaatama. No too aeg, siis sajandi algus, aasta 2001 ja järgneva aasta 2002 olid ikkagi tähelepanuväärsed ka selle poolest, et oli alanud finišisirge teel Euroopa Liitu. 2003 oli meil ju referendum ja selle referendumiga puutusid ka kokku õiguskantslerina otseselt, kuna ma mäletan ka neid arutelusid ja seal oli küsimus, kas meie põhiseadus on ülimuslik Euroopa õiguse ees või ei ole ja me lahendasime selle teatud klausliga. Jaa, ma arvan, et see on Eesti nagu põhiseaduse ajaloos üks väga oluline tähis, kus me põhiseadusesse Euroopa Liiduga ühinemiseks kirjutasime nõndanimetatud kaitseklausli,
et me ei ole nõus olema ükskõik mis hinnaga, ükskõik millises Euroopa Liidus, vaid sellises Euroopa Liidus, mis vastab Eesti põhiseaduse või Eesti riigi eesmärgile. Ma ei saa küsimata jätta, kas kõik ju muutub, eks ole, nagu hiinlased ütlevad, et jõgi voolab ja meie koos sellega, et kas see praegune Euroopa Liit vastab meie rahvuslikele huvidele? Praegune Euroopa Liit vastab meie rahvuslikele huvidele, aga meie poliitika kujundajate, otsustajate, ametnike tegevus Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel, Euroopa Liidus Eesti positsioonide nii-öelda kaitsmisel, sisustamisel, sõnastamisel alati ei vasta põhiseaduse aluspõhimõtetele ja toon lihtsalt need näited, kus Eesti on võtnud või võtmas ebainimlikult üle jõu käivaid eesmärke, on selleks mingi, ma ei tea, näiteks mingi keskkonnaalane nii-öelda kohustus. Põhiseadus nõuab, et neid tasub ja tohib võtta ainult siis, kui see on Eesti rahvuslikes huvides, aga Eesti rahvuslikes huvides ei ole see, et me oleme küll süsinikneutraalsed aastaks 2050, aga enamusele Eesti maalastest tuleks maksta toimetulekutoetust näiteks või et kus energia huvi on, et kas me peame nagu oma fossiilsetest kütustest loobuma olukorras, kus meil ei ole veel uut kaevu valmis. Ja need on kohad, kus tegelikult see küsimus põhiseaduse kaitseklauslist, aluspõhimõtete kaitseklauslist nagu tõusetub, et meie ametnikud, otsustajad, kes käivad Brüsselis või teistel kohtumistel, kogu aeg peaks silmas seda, et kas see on Eesti rahvuslikes huvides. Eesti rahvuslikes huvides ei ole olla klassi kõige eeskujulikum õpilane. No jaa, aga põhiseadus on selline asi, mis annab meile üldised raamid, nagu ka see klausel, et ta ei ilmselt rakendu ju ühe konkreetse ametniku konkreetse akti mõjul, vaid aga kuna ta rakendub, see klausel, või on ta meile meeles pea nii-öelda M nagu kalkulaatoris, et me peame meeles pidama rahvuslikke huve alati? Pigem see põhiseaduse aluspõhimõtete või põhiseaduse kaitseklausel ei ole selline, kuidas ma ütlen, toiduretsepted võtad lahti, et aha, nüüd ma teen niimoodi või see ei ole ka mingisugune päästik, et nüüd me peame mingisugused protsessid Eestis alustama selleks, et Euroopa Liidus näiteks välja astuda. See on pigem on selline mõtteviisi kujundaja, mis peaks tegelikult iga ühe nii-öelda maailmapildis olema nagu esikohal, et Eesti esimesena. See ütleme, et Ameerika esimesena, see on natuke ära lörtsitud, aga tegelikult Eesti esimesena peaks olema selle põhiseaduse nagu mõtte väljendus. Ja lihtsalt häda on selles, et seda nii ei võeta. Põhiseadus on meil väga hea, põhiseaduse kultuuriga on meil probleemid kehvemad, sellepärast, et demokraatiad ei kukku mitte sellepärast, et mõned institutsioonid kukuvad kokku. Demokraatiad lagunevad sellepärast, et enamus valijatest, vaatame kas või USA'd, ei hooli tegelikult demokraatlikest põhimõtetest riigi juhtimisel, kes arvavadki, et ma ei tea, et kohtud ei ole tähtsad, keskpank ei ole tähtis, kõige tähtsam on see, et ma ei tea, mingid lühiajalised eesmärgid on tähtsamad kui riigi toimimine. Ma olen täiesti nõus, et see klausel oli väga-väga oluline nii omas ajas kui ka praegu. Aga minnes nüüd tagasi mõni minut meie jutuajamisest tundub, et ta siiski ei ole lõpuni suutnud meie poliitilist kultuuri, ametkonna kultuuri mõjutada, kuna ma tsiteerin ka, võimalik, et see oli ka selles raamatus kirjas, mis siin laual meil lebab, mis võtab kokku sinu tegevuse õiguskantslerina, aga vaatab ka natukene järgnevasse aega nii-öelda tulevikku, et mis edasi saab. Selline tsitaat on mul kirja pandud, et iseloomulik Eesti õigusloomele on, et vajatakse kellelegi hea mulje jätmist. Selle asemel, et esikohale seada Eesti inimeste hakkama saamine. See oli nüüd küll natukene vaba tsitaat, aga umbes niisugust mõtet oled sa väljendanud. See tuleb mulle praegu isegi üllatusena, et ma nii ettenägelik sain 25 aastat tagasi olla. Aga see ongi see, millest me praegu Euroopa Liiduga suheldes, mida me näeme. Aga mis siis valesti on läinud, et see nii ei ole? Me jõuame jälle selleni, et tegelikult võti ei ole mitte poliitikutes. Väga lihtne on poliitikuid
manada ja kiruda ja viriseda, aga tegelikult oleme ausad, et on selline ütlemine, et halvad poliitikud on valitud heade kodanike poolt, kes ei käinud valimas. Ehk ma tahan jõuda selleni, et igast ühest meist, igast ühest valijast sõltub see, milliseks Eesti on kujunenud. Nii et kui meil ei meeldi see, milline Eesti praegu on, siis tegelikult ma ei süüdistaks neid, kes on Toompeal või Kadriorus või Stenbocki majas, vaid neid, kes tegelikult on sinna valinud just sellised jõud, kes ei ole seda nagu unistust Eestit ellu viinud. Ja vabariigi lähenev aastapäev minust on just väga hea koht reflekteerida, et kus me hetkel oleme ja milline võiks olla unistust Eesti. See on nagu sünnipäev. Okei, meil on isiklikud sünnipäevad, siis me nagu selle üle väga ei mõtle, siis lihtsalt on pidu, aga tegelikult riigina me peaksime iga vähemalt korra aastas mõtlema, kus me hetkel oleme ja mida me peaksime tegema, milline on see meie unistust Eesti. Aga meie unistust Eesti, kui ma vaatan meie poliitikute seda horisonti, see ulatub heal juhul järgmiste reitingu, see on isegi päris hästi, aga see ulatub tegelikult järgmiste reitingu ilmumiseni või siis järgmiste valimisteni. No ja Merju oli tuntud selle poolest, et ta ütles, et küsis need põhiküsimused, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu läheme. Ja midagi niisugust me võiksime küsida igal vabariigi aastapäeval ja ma tean, et sa kirjutad meile ka ühe loo, me ei pea sellest pikalt ja põhjalikult rääkima, et midagi jääks ka üllatuseks Postimehe lugejatele, aga mul on hea meel, et sa püüad nendele küsimustele meie lugejate jaoks vastata. Aga kui me nüüd läheme tagasi sellesse 2000. aastate algusesse ja 2003 meil oli referendum, kus me otsustasime, et me Euroopa Liiduga liitume ja siis sai see klausel seal mängu pandud. Kuid see ei olnud ainus asi, millega sa nendel aegadel kokku puutusid. Ka piiriteema oli üsna oluline teema, kui ma õigesti mäletan. Jaa, see võis olla kas 2000... See oli natuke varem, jah. Ei, see oli kas 2004 või 2005, kui Eesti välisminister ja siis Venemaa välisminister olid allkirjastanud juba piirilepingu ja see pidi tulema Riigikokku ratifitseerimisele ja siis õiguskantslerina ma tegin ettepaneku, et sinna ratifitseerimisseaduse preambulisse teha viide Tartu rahule. Mida ka tegi Riigikogu? Mida Riigikogu tegi, kas sellepärast või mitte, aga seda lepingut ei ole praegu seni ju tegelikult alla kirjutatud, aga ma arvan, et me oleme väike riik, aga me ei tohi väikselt mõelda, me ei tohi ennast väikeseks mõelda, me ei tohi kaotajaks ennast mõelda, mis tähendab seda, et kui meil on olulised mingisugust asjad ja Tartu rahu on meie riigi seisukohast võib-olla kõige olulisem sünnitunnistusena, kõige olulisem, siis me peame sellele juhtima ka tähelepanu oma lepingupartneril. Ja kui lepingupartnerile see ei meeldi, siis on midagi tegelikult lepingupartneris viga. Ja paljud ütlevad, et et oleks see leping alla kirjutatud, kui oleks seda viidet Tartu rahule tehtud, küll siis oleks hea, ei oleks seda saatsenina, kõike neid segadusi, mis siin sügisel olid ja võib-olla oleks meil turvaline naaber. Kas keegi tegelikult usub tõsiselt, et Venemaa takistaks piirileping? See peab väga lihtsamine inimene olema. Loomulikult mitte. Just. Aga toona võib öelda, et nüüd jäi see piirileping allkirjastamata selle viite tõttu, aga mis siis sellest? Midagi katastroofilist pole ka juhtunud. Vastupidi, ma mäletan ja miks ma ütlesin ennist, et mulle tundus, et see oli varem, kui Euroopa Liiduga liitumine, toona ju räägiti palju sellest, et me ei saa liituda Euroopa Liiduga või ka NATOga, kui meil on mingisugune lahendamata piiriprobleem Venemaaga, mis minu arvates ei olnud lahendamata, kuna meil oli Tartu rahu järgne piir põhimõtteliselt olemas, kuna meid tunnustati, Venemaa tunnustas Eesti riiklust taas. Aga ometigi on see teema praegu üleval, et meil ei ole seda lepingut.
mitte midagi juhtu sellest, et meil seda lepingut ei ole, minu arvates. Mina ei saa ka aru, mis siis on halvemaks läinud ja nagu ma ütlesin, et kui riik loobub oma väärikusest, siis peale väärikuse nagu väiksel riigil tihtipeale ei olegi midagi, mis alles jääb. Ja küsimus Tartu rahust on võrdne küsimusega, et kas me oleme väärikad, kas me julgeme oma seisukohtades seista või mitte. Nüüd me ei tea, kuidas sündmused Venemaal edasi arenevad. Olenemata sellest, mis seal täpselt juhtub, alati jääb lauale see küsimus, et kas meil on võimalus oma piire taastada. Nii-öelda mitte ainult de jure, vaid de facto. See Tartu rahu järgne piir. Siin tuleb olla realistlik, et ma ei näe, et see oleks lähiajal võimalik. Üldse, ma ei näe, ma ei näe praegu, et see oleks võimalik, aga põhiseaduses olev viide Tartu rahule jätab meile kogu aeg alles selle teoreetilise võimaluse sellest rääkida. Jah, aga ma arvan, et tol hetkel selle märkuse mõte ei olnud isegi konkreetses piiri kulgemises, vaid Eesti Vabariigi sünnitunnistuses. Täpselt. Et see nurgakivi, mis andis meile iseseisvuse, oli Tartu rahu ja on ka praegu. Ja just. Kahtlemata väga printsipiaalne oluline asi. Aga ka see ei olnud ju ainus, et õiguskantsler tegeleb ka väga igapäevaste asjadega. Mingisugused vaidlused inimestel riigiga, mis jõuavad lõpuks õiguskantsleri lauale, niisuguse asju tuleb ju päris palju ette. Ja tuli ka siis. Ja õiguskantsler on Eesti õiguskorras ja tegelikult ka maailma mastaabis suhteliselt originaalne või eriline selline nagu riigi ametikandja, ametimees või ametinaine siis. Ja ma arvan, et ta on Eestit hästi teeninud. Kõik õiguskantslerid, kes olid enne mind, ära Truuväli, kui ka kes pärast mind on ja Ülle Madise ka praegu teeb väga olulist tööd. Õiguskantsler, mina olen teda võrrelnud mingil määral nagu nutumüüriga. Esiteks ta nutumüür, et on kusagil keegi riigis või siis antud juhul ütleme, et õiguskantsleri kantselei asub Toompeal, on keegi Toompeal, kes kuulab inimeste muresid, saab nendest aru ja kes ei sõltu päevapoliitikast ja reitingutest ja kes saab tegelikult siis, kui kõik hakkavad hulluks minema, tõesti kõik hakkavad hulluks minema, saab öelda, kuulge, pidage natuke kinni. Tuletan meelde, praegu see kõlab juba nagu paljud inimesed ei mäletagi enam, aga kui see COVID oli, mõelda, milliseid piiranguid siis taheti panna ja milliseid pandi ja alati võib öelda, et Eestil läks hästi, et me ei teinud nagu kõige karmimaid piiranguid võrreldes teiste riikidega, aga õiguskantsler oli see, kes tegelikult, õiguskantsler Ülle Madise, kes tegelikult väga paljudele rumalustele tõmbas piiri, sellepärast, et sellest hetkest, kui me ütleme, et põrguse põhiseadus, meil on vaja kriis lahendada, muidu inimesed surevad, või põrguse põhiseadus, meil on vaja looduskaist, põrguse põhiseadus, meil on vaja, ma ei tea, Nursipalus midagi nagu teha või kaitsevõimet tugevdada. Et sellel hetkel me tegelikult oleme allakäiguspiraalil juba, kui me loobume sellest nagu põhiseadusest. No meil on olemas küll põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, kus on ka mitmesuguseid tõlgendusi seal lisatud, aga mulle tundub, et nagu ütleb üks anekdoot, et kui palju on juriste, nõnda palju on ikkagi ka teatud arusaamu seadusest ja võib-olla ka põhiseadusest. Kas ma eksin? Ei eksi, aga ma arvan, et see ongi ühes demokraatlikus riigis ainuvõimalik, et nii põhiseadust kui ka teisi seadusi mõistetakse erinevalt ja lõpuks on meil Riigikohus, kes siis need vaidlused autoriteetselt ja lõplikult lahendab. Pigem mulle teeb muret see, kui näiteks teadlaste rolli üle on ka ju viimasel ajal väga palju nagu räägitud, et kus on teadlaste roll, teadlaste vastutus täpsemalt öeldes. Et kas teadlaste vastutus või roll on see, et anda mugavaid vastuseid ühiskonna ees seisvatele küsimustele või anda ausaid vastuseid. Ja sellel hetkel, kui tegelikult teadlased hakkavad ka mõtlema, et on ainult üks ja õige vastus mingile küsimusele, see on ka jälle allakäigu trepi esimene samm.
et just erinevate arvamuste, isegi ekslike arvamuste paljusus on meie riigi vundament. No siin mulle meeldib meenutada Bruno ütlust, Giordano Bruno ütlust, et ta pöörleb siiski, et kui ta oli inkvisitsiooni kohtu ees, et teaduse ülesanne ongi kahelda ja olla ebapopulaarne. Just. Ja mulle tundub, et õiguskantsleril on aeg-ajalt samasugune roll meie poliitilise establishmenti suhtes, sest vaieldamatult olid oma ametis väga hea, kuid siiski, kui läks uuesti valimiseks ja õiguskantslerit võib tagasi valida, poliitikuid ei toetanud sind. Ja, aga demokraatlikus riigis on see tegelikult paratamatu. Ja loomulikult ütleme, et ma elasin seda isiklikult läbi, kes ei elaks läbi, kui öeldakse, et sa ei ole oma tööga 7 aastat hakkama saanud, aga see on demokraatia paratamatu osa ja ma olen väga tänulik, et tänu sellele avanesid minu jaoks uued uksed ja ma oma rolli praegu, ma mingis mõttes nagu jätkan seda rada, mida ma õiguskantslerina tegin. Praegu ma teen seda lihtsalt kodanikuna või mõnikord advokaadina või mõnikord mõne ühiskondliku liikumise nimel. Et tegelikult ma nimetan ennast või ma nimetan kõiki, kes ühiskonna teemadel julgevad sõna võtta. Ma nimetan neid vabariigi valvuriteks ja neid peaks rohkem olema või siis demokraatia arhitektid. Et nendest sõltub tegelikult see, milliseks Eesti kujuneb. Õiguskantslereid on meil üks, riigikontrolör on üks, kohtuid on vähe, aga tegelikult kui meist paljud leiaksid selle sisemise päästiku, et ma ei vaata seda ebaõiglust, mu õigluslävi on riivatud, ma teen midagi, ma kirjutan, lähen asutan mingi MTÜ, annetan kellegile mingi ühiskondliku asja jaoks, et mida rohkem neid on, seda tugevam Eesti on ja ma näen enda ühte rolli sellena, et inimesi nagu julgustada, sest ma olen juba esiteks sellises eas ja sellises eluetapis või ametis, et ma ei pea enam mitte kellegile meeldima. Mõnikord keegi küsib, miks, et nii sa vabariigi presidendiks küll ei saa. Ma ütlesin, aga kes ütles, ma tahan vabariigi presidendiks saada? See on läbi käidud etapp ja ma ei pea mitte kellegile meeldima. Sellel hetkel, kui ma pean hakkama mõtlema, et kui ma ütlen nii, siis Postimehe arvamustoimetajale see kindlasti ei meeldi. Aga mida siis rahandusminister selle kohta arvab? Sellel hetkel tegelikult võiks nagu juhtme seinast välja võtta öelda, et mul on ükskõik, kuidas Eestil edasi läheb. See on väga hea motiiv, millest me praegu räägime. See tähendab ka teatud mugavustsoonist väljumist, mis on meile kõigile väga-väga tähtis. Aga see 2016. aasta presidendikampaania, kui sulle tehti ettepanek asuda presidendiks ja selle ettepaneku vastu võtsid, ma olen lugenud, oli selline episood, kus seal keegi kritiseeris sinu riietust ja ütles, et kuule, parem oleks mitte eristuda nagu nii teravalt teistest kandidaatidest ja seal oli siis selline mälupilt, et sa olid seal ühes saates ja peale seda keegi tuttav võttis ühendust ja ütles, mis on sinuga juhtunud, kas sa oled haigeks jäänud või midagi niisugust oli. Ja siis sa said aru, ei, tuleb ära lõpetada see igal juhul valijatele meeldimine, vaid olla see, kes ma olen, olla mina ise. Ja see oli üks paljudest õppetundidest, mis toona oli ja võtaks selle kokku selliselt, et ole ise, kes sa oled. Kui valijatele see ei meeldi, nende viga. See on nende viga ja et katse valijatele ükskõik, mis hinnaga meeldida ongi meid toonud või toomas maailma, kus meie ajahorisont ei ulatu 20 aasta taha kaugusele, nagu Lennart Meri kutsus pidevalt ju ülesse, vaid see ajahorisont on väga, väga väike. Nii et see oli üks õppetund, ole, kes sa oled ja tee seda, mis sa teed kirega. See ei ole nüüd küll nii väga tähtis, see on detail, aga ma ei saa uudishimust ajendatuna jätta küsimata, et mis riided need siis olid, mis olid nii-öelda tüüpilised kandidaadi riided? No mulle öeldi ja paljud ütlesid, et paljud nõustajad ja muidu kaaselajad ja toetajad ütlesid, et sa ei tohi nagu eristuda. Ütleme niimoodi, et see riietus, mis meil praegu on, see oleks olnud liiga eristuv, oleks pidanud olema
hall ülikond, hall lips, siis hallid kingad või midagi sellist, et see oli see, ütleme, soovitus. Selge. No jaa, aga see 2016. aasta kampaania oli väga omapärane kampaania. Tuletame meelde, kes olid kandidaadid. Lisaks sinule Siim Kallas, Mailis Reps, Eiki Nestor parlamendis. Ja parlamendis keegi paraku vajalikku häälte arvu ei saanud, mis oli 81 häält 101-st ja seetõttu läks asi edasi valimiskokku. Ja ka valimiskogu ei suutnud presidenti valida. Tõsi, esimeses voorus anti sulle kõige rohkem hääli, kui sõeluti välja sealt, kes võiks minna teise vooru, see oli 83 häält. Aga valimiskogu ei suutnud ära valida ikkagi presidenti ja siis sa loobusid. Miks? Võib-olla ma alustan vastust sellest, et miks ma seal kandideerisin. Ma tegelikult, kui see ettepanek mulle tehti 14 ühiskonnas olulise inimese poolt, ja pärast tulid pöördumine ja pärast tulid mõned erakonnad ka nagu taha. Põhjus oli selles, et ma olin selleks saaks nii palju ütleme siis kas kirunud või kirjutanud ja kritiseerinud ja et milline Eesti peaks olema. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd seda võimalust ei kasuta, siis mul puudub moraalne õigus midagi kritiseerida. Ehk see oli minu panus, mida Eestis võiks nagu paremaks teha. Ja ma andsin endast parima, tõesti, seal olid rasked hetked, aga see, et valimiskogu esimene voor õnnestus võita, seda mitte keegi ei uskunud, sellepärast, et sama päeva hommiku EPL kirjutas, et meil on 3 favoriiti, seal olid, kõik olid teised ja mina olin seal nagu kõige lõpus. Ja miks ma loobusin? Ma nägin, et see eesmärk, mis mul oli sinna kandideerimisele minnes või valimisrallile minnes, et see oli saavutatud. Ja mu eesmärk oli, et tuleks avalik debatt Eesti tugevuste, nõrkuste üle ja see kõik need arutelud televisioonis, raadios, maakondades, mida kõigi teiste osalistega tegime, see tegelikult tugevdas Eesti demokraatiat. Ja seetõttu ma leidsin, et minu roll on sellega täidetud ja tahtsin tootvale tööle tagasi. Advokaadina siis Soranini büroosse. Ma mäletan seda 2016. aastat, need debatid olid tõesti põhjalikud ja üsna huvitavad. Ja toonane presidendivalimiste aasta tõi 2 muutust. Enne seda niisugusi arutelusid väga ei peetud. See oli positiivne pool. Aga samas, mida me nägime, et sellesse masinavärki, presidendivalimise masinavärki sattusid just nagu mingid liivaterad, et lõpuks ju ikkagi ei suudetudki valimiskogus presidenti valida, asi läks parlamenti tagasi, mis oli esmakordne Eesti Vabariigi ajaloos. Ja siis meenutame, et kompromisskandidaadina valiti ära Kersti Kaljulaid, et mitte jääda lõpliku häbisse parlamendina. Sest oli oht, et kui nüüd parlament uuesti ei vali, jääbki asi lõputusse ringi. Või mida õigusteadlane selle kohta ütleb, et ega põhiseadus ei öelnud ju midagi väga täpselt, mis edasi kaugemas tulevikus juhtub. Lühidalt öeldes ma arvan, et põhiseadus toimis hästi, ei tekkinud sellist lünka, et mis nüüd saab. Ja ei ole mõtet võib-olla arutada, mis oleks saanud siis kui, aga ütleme, põhiseadus toimis. Ja see, et presidendiks sai Kersti Kaljulaid, selle üle oli minul väga hea meel, sellepärast, et ka mina mingil moel tegelikult sillutasin seda teed mitte parteilisele kandidaadile, sest üks põhjus veel, miks ma kandideerida otsustasin, oli see, et või ettepaneku vastu võtsin kandideerida, oli see, et ennem 2 suuremat parteid, see siis oli Keskerakond ja Reformierakond, ütlesid, jah, me siin lepime omavahel kokku, teeme niimoodi, et vaatame, et kes meil nagu, ja mul tundus, et see ei ole nagu tee, kuidas see Eesti presidenti võiks valida, et kuigi parlament valib, aga see võiks olla nagu kuidagiviisi laiem, mitte erakondade omavaheline kokkuleppimine kusagil, millest me midagi suurt ei tea. Ja miks need valimised läbi kukkusid valimiskogus ja parlamendis on see, et erakondlik egoism oli erakordselt suur. Kõik surusid ja lükkasid oma kandidaate. Reformierakond oli väga naljakas olukorras, et sellest ei saanudki aru. Neil oli nagu mitu kandidaati. No täpselt, et kuidas sa nagu tahad naist võtta, siis sa nagu avalikult ütled, mul on 2 nagu kandidaati. Kõlab natuke nagu... Meie kultuuriruumis pole see tavaline. No just, aga ütleme, poliitikas seda peeti toona nagu tavaliseks. Ja see oli muideks need
presidendivalimised olid ka kaudselt üheks põhjuseks, miks Reformierakonna väga pikk valitsemisaeg sai otsa sellel samal 2016. aasta siis sügisel, novembris. No jaa, aga nüüd sellel aastal on meil kogu see trall uuesti algamas, mis ühelt poolt, nagu me leidsime, on positiivne, kui me arutleme jälle Eesti jaoks oluliste küsimuste üle. Ja kui me vaatame eelmisi valimisi, ega need ei läinud ju kah väga metsa, et ikkagi Alar Karis jätkab seda liini, et ta ei olnud erakondlik, selgelt erakondlik kandidaat, kuigi loomulikult president peab saama, peab pälvima enamiku erakondade toetuse meie süsteemis. Aga nüüd hakkab see kõik uuesti pihta. Ja on räägitud ka palju sellest, et oleks vaja reformida seda süsteemi. Kas ja kuidas oleks vaja seda süsteemi reformida? Ma arvan, et oleme ausad, Eestis puudub poliitiline tahe. Ma pean sellist poliitilist tahet silmas, millest piisab põhiseaduse muutmiseks. Igal erakonnal on oma poliitiline tahe kindlasti olemas valimistega seoses. Puudub selline poliitiline tahe, et presidendi valimiste korda muuta. Et seetõttu meil ei ole mõtet selle üle isegi nagu arutleda, kas otse valida või teha teist, kolmandat, neljandat asja. Oleme ausad, et ma võin kihla vedada, et ka 10 aasta pärast arutletakse ikka seda, et kas oleks vaja kuidagi viisi teisiti seda presidendi valimist teha. Jätame selle, kus ta on. Et tegelikult olemasolev süsteem iseenesest võimaldab meil ju ka head presidenti valida, nagu ajalugu on näidanud. Küsimus on pigem selles, et millist presidenti Eesti vajab. Aga millist ta vajab? See on, minul ei ole nagu ammendat vastust, aga see on asi, mida tegelikult juba praegu peaks kõigepealt kõik arutama, mitte nimesid välja käima, vaid millist presidenti Eesti vajab. Ja siin on kuulda, et vaadake Soome presidenti, me vajame Alexander Stubbi. See on üks võimalus, aga jätame meelde ka, et Soomes on presidendi roll natukene teine. Ta on ka nagu täitevõimuga rohkem seotud ja presidenti valitakse ka rahva poolt ja kõik nii edasi. Aga üks küsimus on ju kindlasti see, et kas president, Eesti valitav president peab olema super välisminister, meeletu diplomaatilise kogemusega, tunneb riigipäid, helistab Donald Trumpile või Donald mängib golfi ja et kas see on nagu see, mina ütlen, et Eesti president on oma rolli järgi tegelikult just nagu 10 võistleja. Ta ei saa öelda, et ta peaks teivast hüppama 6 meetrit, muu ei ole tähtis. Ehk presidendil on ka teisi rolle, et oleks hea, kui lisaks nende teiste rolli täitmisele tal on välispoliitiline nii-öelda tunnetus ja mängib nii-öelda selles orkestris sama viite, mida valitsus ja Riigikogu nagu ette näevad. See oleks hea, aga see ei saa olla ainuke kriteerium. Tihtipeale räägitakse ka seda, et president peaks olema ühendaja. See on nii üle käijatud väljend, et ma ei ole kunagi suutnud, kuidas saaks keegi ühendada mind inimesega või eestimaalasega näiteks, kelle arvates Ukraina on ise selle sõja põhjustanud. No ei ole võimalik ühendada. Eestit ühendab paremini see, kui Eestis on kõigil hea elada, aga see võiti ei asu mitte Kadriorus, vaid Toompeel ja Stenbocki majas. Nii et presidendi valimiste eel tegelikult tasuks rääkida ka sellest, milline see president mis omadused tal peaksid olema või mida me temalt ootame. Sest aastal 2016 olid teised ootused, siis ei olnud neid kriise, mis praegu kobaras on meid tabanud, neid ei olnud ja siis oli nagu teine. Praegu kindlasti on teistsugust presidenti vaja kui aastal 2016 või 2021. No jah, kui me mõtleme tagasi nendele presidendi valimiste aastatele, siis iga kord on olnud mingisugune ajastu vaim, mis on nõudnud iselaadi presidenti. Kas me oleme olnud teel NATOsse, Euroopa Liitu või siis on siin öeldud, et meil oleks vaja poliitilist restarti. Ma mäletan, oli selline teema, kui Toomas Hendrik Ilvest valiti või kui me läheme päris meie vabariigi taastamise algusesse, siis Lennart Meri, kes ju tegelikult oli natukene selline super välisminister, aga ta oli hoopis teistmoodi olukord ja ta oli ka olnud välisminister enne ja ta tundis kõiki neid välismaa riigipäid, et see oli ju meie riikluse taastamise hetk. Aga ikkagi, mis omadused praegu, kui me mõtleme Stubbile,
jah, tõepoolest Soome on natuke erinevas olukorras sellest presidendi erinevast rollist tulenevalt, aga mida meil oleks vaja? Mida see president peaks tegema praeguses olukorras? Ma näen Eesti ühe suurima probleemina praegu seda, et me ei julge unistada. Me ei julge unistada, meil on kaotaja mentaliteet oleks võib-olla liiga järsk ütlemine, ütleme Eesti kohta, et meil on kaotaja mentaliteet, aga selline allaandmismentaliteet on meil. No see jookseb igalt poolt. Oludega leppimine. Oludega leppimine, et me oleme nii väike. Kui me räägime, et miks Eestis majanduskasv on nii väike, Lätis, Leedus on majanduskasv nagu suurem. Oi, Eesti on nii väike, avatud majandus, me ei saa mitte midagi teha. Kui me paneme väikseid koole kinni, või vallad panevad väikseid koole kinni, siis ütlevad, me ei saa mitte midagi teha, tuleb kinni panna. Selle asemel, et võtta kusagilt prioriteedid ümber seada. Et see allaandmise meeleolu tegelikult joonistame igalt poolt välja ja meil puudub julgus unistada. Et selles võtmes oli mul erakordselt hea meel osaleda Postimehe arvamusliidrite lõunal, kus Taavi Madiberg ja siis suursaadik Margus Laidre pidasid sellised kõned, mis mul tuletas meelde sellist Lennart Merilikku Eesti suureks tantsimist, kui kasutada nüüd Mihkel Muti rahvusvahelise mehe romaanist väljendit. Ja minu arvates praegu on see kõige tähtsam. Meil peab olema hea välisminister, meil peab olema tugev peaminister, et kogu seda rahvusvahelist suhtlust nagu pidada. Aga jätan meelde, Eesti Vabariigi president ei esinda Eestit. Ei NATO suurkohtumistel, ei Euroopa Liidu ülemkogul, sest tema roll on teistsugune. Seetõttu talle nagu sellise välispoliitilise erakordse suure ootuspanemine ei ole mõistlik, mis ei tähenda seda, et tal ei peaks seda olema, sest president oleks justkui täiendav hoob välisministrile, peaministrile veel, kes tegelikult nagu liimib seda või tugevdab seda välispoliitilist hoiakut. Ja kahtlemata. No viimastel päevadel on tekkinud ju ka debatt meie praeguse presidendi ja tema välispoliitika üle, et kas meil on üks välispoliitika või kaks välispoliitikat? No, ma tegelikult ei tea neid detaile nii hästi. Minu teadmine piirdub sellega, mida ma erinevatest ajalehtedest loen. Minust nagu õppetund on see, et selline debatt või selline vaidlus ei oleks tohtinud avalikuks saada. Sellepärast see ei tee mitte kellegile meist midagi head. See võib aidata kaasa ainult mingitele väikestele päevapoliitilistele tõmblustele. No eriti praeguses olukorras. Ja seetõttu ka mulle oli väga meeldiv kuulata neid Postimehe arvamusliidri lõunasöögi kõnesid, kuna need jätsid positiivse emotsiooni. Me võime mitte nõustuda kõigega, mida seal näiteks Taavi Madiberg ütles, mis puutub tuumajaamade rajamisse, või võime nõustuda, aga tal oli julgust mõelda. Ja ka tema rõhutas, et me peame välja tulema võitja mentaliteediga. Ja tegelikult vabariigi aastapäeva eel on, kuna meie saade läheb ju eetrisse nüüd vahetult enne vabariigi aastapäeva, on mõistlik meelde tuletada, et läbi ajaloo Eesti on olnud võitja. Nii et ma tahaksin ka selle saate kokku tõmmata positiivse mentaliteediga. Esiteks, me oleme jäänud ellu rahvana. Me oleme võitnud vabadussõjas, mis ei olnud üldsegi mitte lihtne asi. Ja me oleme suutnud kõige jõusta oma riigi uuesti taastada ja mitte lihtsalt taastada kuhugi, ma ei hakka ühtegi teist riiki diplomaatiliselt nimetama endistest Nõukogude Liidu vabariikidest, aga me oleme jõudnud ikkagi üsnagi kaugele oma rahvusliku ja majandusliku eneseteostusega. Me oleme päris kõrgliiga lähedal ja selle üle on ainult rõõm ja kui sõnastada, et mida mina ootan aastapäeva kõnelt, mida siis ka president Alar Karis peab mõne päeva pärast, ma ootan helget, ülendavat ja ühendavat kõne, mis näitaks meile natukene,
kuhu me võiksime minna. Jah, ja see on niivõrd hea kokkuvõte, et sellega ma ka praegu selle saate lõpetan. Aitäh, Allar Jõks. Aitäh. Ja niisugune siis oli seekordne Raudsaare dialoogide saade ja tõepoolest kohe on käes meie riigi sünnipäev, vabariigi aastapäev ja veetkem seda siis pigem üksmeeles ja mitte tülides, küll tülitseda jõuab ka, aga olgem kodus oma lähedastega ja vaadakem, mida räägib meile president ja mõelgem nende suurte küsimuste üle, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme ja ma usun, et vaatamata raskele ajale tulevad ka lahendused. Olge terved, kõike head teile!